Aga nüüd ma jutustan teile ühe kauni loo ja see algab nii. Toimus oksjon ja oksjonipidaja arvas, et vaevalt see vana päevi näinud triimitud viiul seda väärt on, et sellele palju aega raisata. Kuid ta võttis viiuli kätte ja hüüdis naeratusega: kallis rahvas, palju te pakuksite mulle vana viiuli eest? 10 krooni, 1 kümnek. 20 krooni, ainult 20. Kes pakub 30? Aga ei. Tagareast tuli ette üks hallipäine mees. Võttis õrnalt poogma. Seejärel pühkinud tolmu vanalt viiulilt, pingutanud lõdvad keeled ja häälestanud pilli, hakkas ta mängima. Muusika vaibudes küsis oksjonipidaja vaiksel ja madalal häälel: kui palju pakute mulle nüüd selle viiuli eest? 10 000 krooni. 10 000, kes pakub 20? 20 000 krooni, kes pakub 30? 30 000 krooni. 30 000 esimest korda, 30 000 teist korda, 30 000 kolmandat korda ja müüdud. Kõik kohalolijad hõiskasid, kuid mõned neist karjusid: ma ei saa aru, mis muutis selle viiuli väärtust. Seepeale vastas keegi: meistri käe puudutus. Paljuski sarnanevad inimesed viiulile, mis on häälest ära. Ja siis sirutab meister oma käe. Ainult meeletu ei mõista oma hinge hinda ja seda muutust, mis tuleneb meistri käe puudutusest. Me kuulsime äsja lugu sellest, kuidas üks vana viiul sai 1000-kordse hinna, kui meister teda puudutas.